Tere tulemast taas kord meelerahuminutitele. Alustuseks leia endale mugav, end toetatud asend, nii et su jalatallad on kindlalt vastu maad. Selg on sirge, käed on süles justkui puhkamas ja mõtled su asendis on võib-olla natukene sellist väärikust. Kui soovid, võid silmad sulgeda, kui soovid, võid jätta silmad lahti. Sellisel juhul suuna oma pilk üle oma nina otsa enda ette maha. Ja alustuseks too tähelepanu oma hingamisele. Märgates seda, kuidas su hingeõhk liigub sisse ja kuidas su hingeõhk liigub välja. Ilma, et sa peaksid mitte midagi muutma. Lihtsalt märgates seda hingamise rütmilist liikumist sisse ja välja. Ja proovi tulla oma kehasse kohale. Märgates seda, mis on see, mida sa oma kehas praegusel hetkel tunned. Millised on need aistingud? Võib-olla märkad ebameeldivaid aistinguid, võib-olla on kuskil mingi valu või ebameeldivus või pinge. Need ebameeldivad aistingud annavad endast tavaliselt rohkem märku kui meeldivad. Aga justkui vaata oma keha pealaest jalatallani üle, olles täielikult oma kehas kohal ja märgates, mis praegu toimub. Kui see ebameeldiv aisting on väga intensiivne, siis võid nihutada seda fookust ja minna natukene kaugemale, võib-olla selle ebameeldiva aistingu nii-öelda äärealale. Ja vaadata, kas see pinge natukene lahustub. Aga ära unusta oma kehas otsida ka selliseid meeldivaid aistinguid. Sest ka need on seal tegelikult olemas. Olles täielikult kohal oma kehas, uurides sellise teadlase uudishimuga, mis on sinu kehas praegu kohal. Mõneti need aistingud on juba niikuinii olemas, me lihtsalt ei pane neid tähele enamasti. Ja lase nüüd lahti oma keha aistingute jälgimisest ja liigu oma tähelepanuga oma mõtete juurde. Märgates seda, millised mõtted sinu peas praegu liiguvad. Mõned mõtted võivad olla väga intensiivsed. Mõned mõtted aga korraks tulevad ja siis kohe jälle lähevad. Kas need mõtted, mis su peas on, kas need on sind toetavad? Lihtsalt ole kohal oma kehas ja jälgi, millised mõtted sinu peas täna liiguvad.
mõneti võib öelda, et need mõtted on nagu pilved taevas, mis tulevad, on kohal, korraks näitavad ennast ja siis liiguvad jälle edasi. Kui mõni mõte on väga intensiivne, siis teinekord aitab ka lihtsalt selle mõtte nimetamine, andes talle nimetuse, lubades tal siis minna. Võib-olla toetab sind mõni teine metafoor, et nendest mõõtetest, et kui sa näiteks kujustad ennast kuskile jõe kaldale istuma ja vaatad, et su mõtted on nagu lehed, mis ujuvad mööda jõge, tulevad, näitavad ennast korraks ja siis liiguvad edasi. Ja kui tunned, et see intensiivne mõte ei taha kuidagi ära kaduda, siis võid alati asetada selle mõtte ühele lehele ja lasta sellel mõttel kulgeda rahulikult allavoolu. Märgates seda, mis toimub sinu mõttemaailmas, annab see sulle võib-olla veidi aimu, mis päriselt on sinu jaoks kohal siin ja praegu, selles hetkes, selles päevas. Saades teadlikuks sellest, mis su mõttemaailmas toimub, annab see ühtlasi võimaluse ka neid mõtteid natukene muuta. Lasta lahti nendest mõtetest, mis sind ei toeta ja võib-olla rohkem suunata fookust nendele mõtetele, mis sind toetavad ja aitavad. Nüüd aga lase lahti nendest mõtete jälgimisest, tee üks sügavam sisse- ja väljahingamine ning tule tagasi siia aega ja ruumi, kus sa parasjagu oled. Mina omalt poolt ütlen aitäh ja kohtume uuesti järgmisel nädalal.